Uus-Meremaal polnud vaja ühtegi lasku tulistada. Ta ei pidanud Ukrainale relvi andma ega Venemaaga otse võitlema. Mitte midagi sellest polnud vaja. Selle asemel tegi Uus-Meremaa Putinile ja tema pahategijatele tõelise karuteene, lüües Venemaad kõige valusamasse kohta. See, mida Uus-Meremaa just Ukraina heaks tegi, on pöörane, sest see on Venemaa murdnud ja jätnud Putini kolmekordse probleemi ette. Küberoperatsioonid, ebaseaduslikud maksekanalid ja kolmandate riikide tarnekanalid on just mängust välja löödud. See on Ukraina jaoks tohutu. Uued sanktsioonid on tulemas ja need erinevad kõigest sellest, mida Uus-Meremaa on varem teinud. 7. mail tuli uudis, et Uus-Meremaa on kehtestanud hulga sanktsioone, mis on suunatud umbes 20 isiku ja üksuse vastu, keda riik peab kõige kahjulikumateks Venemaa toetamisel Ukraina sissetungis. Uus-Meremaa välisministri Winston Petersi poolt välja kuulutatud sanktsioonid on juba 35. voor karistusmeetmetest, mille riik on kehtestanud, et karistada Putinit Venemaa sissetungi eest. Ainult et seekord ei ole asi ainult karistamises. See viimane sanktsioonide laine on spetsiaalselt loodud selleks, et takistada pahatahtlikke isikuid, kes võimaldavad küberkuritegusid ja muid sissetungi aspekte, mis lihtsalt ei oleks võimalikud ilma nende isikute ja üksusteta, keda Uus-Meremaa sihib. Küberplatvormide operaatorid, kes võimaldavad Venemaa häkkeritel ja küberkurjategijatel tegutseda, on sihikule võetud. Samuti on sihikule võetud alternatiivsete makseteenuste pakkujad, kes on aidanud Venemaal mööda hiilida muudest sanktsioonidest ja piirangutest, mille traditsioonilised makseplatvormid on kehtestanud. Uus-Meremaa võtab samuti sihikule kolmandaid riike, mis tegutsevad Venemaa vahendajatena, ostes ja edasi müües komponente ja muud varustust, mida Venemaa enam otse osta ei saa. Vladimir Putinile tehti just korralikult ära. Uus-Meremaa ei pidanud selleks ühtegi lasku tulistama. Me uurime kõiki 3 sihtkategooriat Uus-Meremaa viimases sanktsioonipaketis, kuid enne seda on Peters selgelt öelnud, miks ta sihikule võttis need 20 isikut ja üksust, kes on šokeeritud, kui leiavad oma nimed Uus-Meremaa uuest nimekirjast. Need, kes kuritarvitavad veebiplatvorme Venemaa sõja toetamiseks Ukraina vastu, peavad arvestama tõsiste tagajärgedega, sealhulgas sanktsioonidega, teatas Peters ja lisas. Me sihime makseinfrastruktuuri, mis on aidanud võimaldada Venemaa sõda Ukraina vastu. Siin näeme, kuidas Uus-Meremaa annab oma panuse sõjatööstusliku kompleksi lõhkumisse, mis teeb võimalikuks kogu Putini sõjamasina. Uus-Meremaa sõnul on sihikule võetud pahatahtlikud tegutsejad sellistest riikidest nagu Iraan ja Põhja-Korea, kuna riik täiendab juba kehtestatud enam kui 2000 sanktsiooni, sihides Venemaa tarneahelaid ja platvormipakkujaid otseallikast. Kui juba täiendamisest rääkida, siis Uus-Meremaa on viimastel kuudel tulnud välja jõuliste sanktsioonipakettidega. Alles veebruaris kehtestas riik sanktsioonide vooru, mis sihtis 23 isikut ja 13 ettevõtet Venemaalt ja Iraanist. Uus-Meremaa kasutas seda võimalust ka selleks, et anda Putinile naftarindel vastu, järgides Euroopa Liidu eeskuju ja kehtestades Vene naftale uue hinnalae $44,10. Haavale veel soola hõõrumiseks kasutas Uus-Meremaa seda veebruarikuu vooru ka selleks, et sanktsioneerida 100 alust, mis kuuluvad Putini varilaevastikku. Sel korral olid sihtmärgiks Vene luureagentuuride liikmed, 3 Iraani kodanikku, sealhulgas 1 droonide tootmisega seotud isik ning Karantetši krüptovaluutabörsi juhid. See on aidanud Venemaal hoida raha voolamas Ukraina vastase sissetungi jaoks. Viimane sanktsioonide laine tugineb Uus-Meremaa rünnakule Venemaa krüpto- ja finantspettuste vastu, kuid need teevad palju enamat kui ainult seda. Siinkohal võib sul tekkida mõned küsimused. Peamine neist on kõige ilmsem, miks need sanktsioonid üldse olulised on. See on igati mõistlik küsimus. Uus-Meremaa. 20 uut sanktsiooni võivad tunduda kui tilk meres, eriti arvestades, et Castellum AI andmetel on Venemaa juba maailma kõige enam sanktsioneeritud riik. Putin, tema kaasosalised ja need, kes aitavad Venemaad selle sissetungil, peavad juba toime tulema 26 665 sanktsiooniga, millest 23 960 on kehtestatud pärast Ukraina vastase sissetungi algust. Miks peaks veel 20 sanktsiooni midagi muutma? Vastus peitub selles, millele Uus-Meremaa on oma 35. sanktsioonipaketiga sihikule võtnud, sest just siin hakkame nägema suurt muutust. Enam ei saa sanktsioone ainult suured tegijad. Uus-Meremaa võtab sihikule kõik, kes aitavad Venemaad tema hübriidsõja katsetes Ukraina vastu. Alustame küberkuritegevuse sanktsioonidest. Kuigi kogu relvastus ja elavjõud, mille Venemaa on Ukrainasse saatnud, pälvivad palju tähelepanu, tekitab Ukrainale sageli kõige rohkem kahju hoopis Venemaa varjatud küberkuritegevuse rühmituste tegevus. Need rühmitused, kuigi detsentraliseeritud, jagavad ühist eesmärki Ukraina koos hoidvate kübervõrkude täielik destabiliseerimine ja lõplik hävitamine. Kõik, mis aitab Ukrainal ühtse riigina püsida, on sihtmärgiks, alates logistikasüsteemidest kuni riiklike registrite ja energiavõrkudeni.
Need küberkurjategijad aitavad Putinil hoida Ukraina kodanike teadmatuses, mõnikord ka sõna otseses mõttes, ning neil on ka teine ülesanne – levitada läänes valeinfot, mille eesmärk on piirata Ukraina toetust partneritelt. Varjudes tegutsedes ja alati anonüümsena on need kahtlased küberkurjategijad ära kasutanud varjatud internetiprotokolli ehk IP-aadresse ning platvorme, mis võimaldavad neile anonüümset ligipääsu juhtimisteenustele, teatab Newsky. Just selliseid platvorme sihib Uus-Meremaa. Kui küberkurjategijad kavatsevad varjatuks jääda, teeb Uus-Meremaa kõik endast oleneva, et nende tööd raskendada, võttes neilt nende platvormid. Uus-Meremaa sunnib Venemaa häkkerite armee otsima uusi ja kallimaid viise, kuidas mööda pääseda kaitsetest, mille Ukraina on oma veebipõhistele süsteemidele kehtestanud. Häkkerid, kellel ei õnnestunud, ei saa midagi teha. Ja see ongi kogu mõte, sest see, mida Venemaa häkkerid on viimased 4 aastat teinud, on äärmiselt kahjulik mitte ainult Ukrainale, vaid kogu läänemaailmale. Need küberkurjategijad ei ilmunud äkitselt välja tühjast kohast, kui Putin tungis Ukrainasse 2022 aasta veebruaris. Nad olid tegutsenud juba ammu enne seda, alustades oma taktika rakendamist ja täiustamist Venemaa esialgse agressioonikampaania ajal Ukraina vastu 2014 aastal. Isegi enne täiemahulist sissetungi ja eriti 2022 aasta jaanuaris kasutasid need häkkerid platvorme, millele Uus-Meremaa on kehtestanud sanktsioonid, et korraldada küberrünnakuid Ukraina kriitilise taristu vastu, teatab Atlantic Council. Sellest ajast alates on Venemaa kübersõda Ukraina ja tema liitlaste vastu ainult eskaleerunud. Sageli saadab Venemaa oma kineetilisi rünnakuid küberkomponendiga, kasutades pahavara, õngitsust ja üldist väärinfot, et saada juurdepääs süsteemidele, mida Venemaa saab kasutada Ukraina kaitsevõime nõrgestamiseks enne drooni- ja raketirünnakuid. Ukrainal on oma enda kübervõitlejate armee, kes püüab kaitsta Venemaa häkkerite vastu ning viib samal ajal läbi ka oma küberrünnakuid. IT-armeeks nimetatud Ukraina häkkerid on detsentraliseeritud ja töötavad väsimatult, et Venemaad peatada. Aga neist ei piisa ja seda näeme juba ainuüksi 2026. aastal Venemaa küberrünnakute arvust Ukraina vastu. Newsky andmetel on rahvusvahelised küberkuritegevuse seirekeskused teatanud, et 2026 aasta esimeses kvartalis kasvas küberrünnakute arv Ukraina rajatiste vastu 34% võrreldes sama perioodiga 2025 aastal. Enamik rünnakutest tuli Venemaalt endalt või kolmandatest riikidest, mis pakuvad Putini häkkeritele tehnilist tuge. Siin näeme, et Venemaa toetub strateegiale, mis töötab. Uus-Meremaa viimased sanktsioonid on mõeldud selleks, et võtta Vene küberkurjategijatelt ära tööriistad, mida nad kasutavad, mis omakorda peaks vähendama küberrünnakute arvu, millega Ukraina peab tegelema. Aga mitte ainult Ukraina ei pea muretsema Vene häkkerite pärast. Asi muutub pööliselt tõsiseks seal, kus Venemaa laiendab oma küberkuritegude ulatust, hõlmates suure osa läänest. Aga enne kui me sellesse sügavamale läheme, vaatate te The Military Show'd. Seda on veel palju rohkem, nii et kui meie sisu pakub teile väärtust, siis kindlasti tellige meie kanal. Kui 2014 aasta küberkampaania Ukraina vastu oli nagu seemnete külvamine, siis need seemned on 2026 aastaks kasvanud laastavateks taimedeks. University College London avaldas artikli, milles väitis, et Ukraina sõda võib olla maailma esimene täiemahuline kübersõda. Kolledži sõnul ei ole häkkimine ja küberrünnakud sõjas midagi uut. Kuid see, mida me näeme Ukrainas ja suuremas osas läänest, on palju koordineeritum küberkampaania kui kõik eelnev. Alarmistide jaoks on kübersõja võimalikud tagajärjed tõsised. Kolledži raporti kohaselt võivad elektrivõrkude, finantsturgude või sõjalise kommunikatsiooni häired viia kaose, majandusliku kokkuvarisemise või isegi ulatusliku inimohvrite arvuni. Lisaks suurendavad küberrünnakute kiirus, anonüümsus ja globaalne ulatus ärevustunnet, kuna need tegurid muudavad rünnakute allika tuvastamise ja õigeaegse reageerimise keeruliseks. See reageerimisraskus ongi peamine probleem. Lääs tunneb seda sama tugevalt kui Ukraina. King's College London väidab, et Venemaa küberkampaania ohustab demokraatia enda alustalasid. Venemaa riiklikult toetatud häkkerid levitavad sotsiaalmeedia ja sarnaste kanalite kaudu läänes valeinfot, samal ajal kui nad korraldavad otsesemaid rünnakuid institutsioonide vastu, mis kaitsevad lääne demokraatiat. Euroopa Komisjoni asepresident Kaja Kallas ütleb, et infokeskkonnast on saanud geopoliitiline lahinguväli ja temaga on raske vaielda. Ajavahemikus november 2023 kuni november 2024 registreeriti King's College'i andmetel 505 eraldiseisvat välismaise info manipuleerimise ja sekkumise juhtumit, mida nimetatakse FIM-iks. Need FIM-i juhtumid, mida toimus peaaegu 1,4 korda päevas, olid suunatud 322 organisatsiooni vastu 90 riigis. Need hõlmasid 68 000 valeinformatsiooni sisaldava sisu loomist ning kasutasid 38 000 kanalit või kontot 25 erineval platvormil. FIM-i hõlmab ainult valeinformatsiooni valdkonda, kuid need arvud on enam kui piisavad, et näidata Venemaa küberkuritegevuse ja hübriidrünnakute ettevõtmiste ulatust. Lääne, eriti Euroopa Liidu vastu, käib varisõda.
Küberkuritegevus on vaid üks osa palju suuremast taktikate kogumist, mis ulatuvad sabotaažist kuni õhuruumi rikkumisteni ning seda kõike tehakse selleks, et kahjustada Ukrainat. Kuidas? Venemaa kasutab oma küberstrateegiaid, et karistada riike, kes toetavad Ukrainat, mõttega, et pidev karistuste voog muutub lõpuks nii tõsiseks, et need riigid otsustavad, et Ukraina toetamine ei ole seda vaeva väärt. Putini ideaalses stsenaariumis oleks tema häkkerite tekitatud kaosest piisavalt, et panna Ukraina liitlased oma toetust vähendama, mis jätab Ukraina haavatavaks. Ainult, et seda ei juhtu ja Uus-Meremaa tõestas seda just praegu. Nii et kuigi sanktsioonid iseenesest on olulised, eriti kui võidelda Venemaa küberkurjategijatega, on sama tähtis ka sõnum, mida need sanktsioonid saadavad. Uus-Meremaa ütleb Putinile, ilma et ta peaks tema suunas ainsatki päris lasku tulistama, et Venemaa ei saa manipuleerida riiki nii, et see ei toetaks Ukrainat. Ja mitte ainult. Uus-Meremaa asub ründama ka neid platvorme, mis muudavad Venemaa küberkuriteod võimalikuks. Nende kuritegude ulatus ja nende toimepanemise hind kasvavad, mis kaitseb otseselt Ukrainat ning aitab ka Ukraina liitlastel tagada, et toetus, mida Putin nii meeleheitlikult peatada püüab, ei kaoks. Kõik see teeb Putinile haiget. Tema küberkurjategijad hakkavad otsima uusi platvorme, et oma hübriidsõda jätkata. Aga veelgi suurem probleem Putini jaoks on see, et Uus-Meremaa on kasutanud oma sanktsioone ka nende maksekanalite vastu, mida Venemaa kasutab sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks. Newsky teatab, et Uus-Meremaa on loonud terve sanktsioonide ploki, mis on suunatud ühele ettevõttele, kes pakub Venemaale alternatiivseid makselahendusi. Väljaande teatel on nende alternatiivide idee võimaldada Venemaal minna traditsioonilisest pangandussüsteemist mööda, et saada tasu oma ekspordi eest. Raha, mida Venemaa on nende alternatiivsete makseväravate kaudu teeninud, suunatakse paratamatult Putini sõjamasinasse, mille kaudu seda kasutatakse Venemaale vajalike relvakomponentide ostmiseks kolmandatest riikidest. Nendest riikidest räägime mõne minuti pärast veel, kuid siin näeme otsest seost sihikule võetud makseplatvormide ja valu vahel, mida Putin Ukrainas põhjustab. Venemaa on juba aastaid trummeldanud alternatiivsete makseplatvormide teemal. Tal polnud muud valikut. Lääne sanktsioonid takistavad Venemaal saada raha sanktsioneeritud kaupade müügi eest, kui see raha liigub läbi traditsiooniliste pangasüsteemide. Juba aastal 2017 oli Venemaa välja töötanud finantssõnumite edastamise süsteemi ehk SPFS-i, mis oli näiliselt alternatiiviks Swiftile. Tegelikult on see Venemaa keskne platvorm, mida AA andmetel kasutas 2023 aastaks 400 finantsasutust. Venemaa lõi ka Mir makseplatvormi alternatiivina Visale ja Mastercardile ning on pannud palju ressursse BricsBridge e-makseplatvormi arendamisse. Venemaa sõnum on alati sama. Vaja on rohkem dollari ja euroväliseid tehinguid. Muidugi on see nii. Putin teab, et neid lääne valuutasid on palju lihtsam külmutada kui neid valuutasid, millega Venemaa soovib töötada. Valuutade osas on Venemaa samuti tugevalt krüptorahade poole kaldunud pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi. Moskvas asub Föderatsiooni torn, kus Forensic Archive'i sõnul asub maailma kõige arenenum sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustik. Arhiivi andmetel oli selle ühe torni sisu andnud Venemaale kuni 2025 aasta oktoobrini $200 miljardi suuruse rahalise päästerõnga. Ja see on saanud võimalikuks tänu sellele, et see toetab tohutut võrku kahtlaste krüptotehingutega, kasutades privaatsussegajaid. Venemaa peseb sisuliselt oma musta raha, kasutades krüptot, mida saab muuta jälitamatuks, kui see liigub läbi varifirmade, et maksta kas Venemaale endale või osta Venemaale vajalikke kaupu kolmandatest riikidest. Sellised krüptovõrgustikud muutsid sanktsioonid sisuliselt kasutuks. Ja just seda püüab Uus-Meremaa takistada, lüües Putinit oma tohutu 35. sanktsioonipaketiga. Kehtestades sanktsioonid ühe võtmeplatvormi vastu, annab Uus-Meremaa kõigile, kes võiksid seda platvormi kasutada maksete tegemiseks või Venemaalt maksete vastuvõtmiseks, teada, et see ei tolereeri sanktsioonidest kõrvalehoidmist. Putinil ei ole seda vaja. Ta ei taha näha, et keegi ründaks meetodeid, mida Venemaa kasutab maksmiseks ja maksete saamiseks, sest ta on juba viinud Venemaa majanduslikku musta auku. Reutersi andmetel kahanes Venemaa majandus 2026 aasta esimeses kvartalis 0,3%, mis on esimene majanduslangus Venemaal alates 2023 aastast. See on vaid sümptom palju laiematest majanduslikest probleemidest, mis on viinud elukalliduse kriisini ja Venemaa ettevõtete raskusteni, kuna Putin paneb kogu Venemaa panuse sõjatööstuskompleksi. Teised riigid on näidanud, et Uus-Meremaa lähenemine toimib. Juba. 2025 aastal kehtestasid Kanada ja Austraalia sarnased sanktsioonid, mis võimaldasid neil külmutada üle $180 miljoni väärtuses varasid, teatab Newsky. Loodetavasti suudab Uus-Meremaa saavutada sarnase tulemuse. Vähemalt on see sulgenud veel ühe tee, mida Venemaa kasutab maksete saamiseks. Mida rohkem neid teid suletakse, seda halvemaks muutuvad mõjud Venemaa majandusele. Ja ilma rahata ei saa Putin anda oma sõduritele rindel vajalikke relvi ja varustust. Lõpuks on veel teisi kolmandate riikide osapooli, kellele Uus-Meremaa on sanktsioonid kehtestanud. Oleme neist juba rääkinud.
Nad saavad kasutada alternatiivseid makseplatvorme, mille Venemaa on loonud, et maksta Putinile ja tema kaaslastele ning saada neilt makseid. On võimalik, et Venemaal tegutsevad ka kolmandate osapoolte häkkerid, kes töötavad Ukraina vastu. Kuid kõige rohkem kahju teevad need nüüd sanktsioneeritud kolmandate riikide isikud ja üksused sellega, et nad võimaldavad Putinil toetada Venemaa sõjaväge, andes talle juurdepääsu komponentidele, mida Venemaa vajab oma varustuse ehitamiseks. Nii see toimib. Venemaal on vaja palju materjale ja komponente, eriti kui ta ehitab oma rakette ja muid kaasaegseid sõjapidamisvahendeid. Haruldased muldmetallid, tarkvara ja mikrokiibid on kõik Venemaa sõjamasinale hädavajalikud. Seega on loomulik, et just selliseid tooteid teised riigid sanktsioonidega piiravad. Kuna Venemaa ei saa neid materjale otse osta, toetub ta sageli kolmandatele riikidele, kes ostavad need ja müüvad siis Venemaale edasi. Kolmas riik teeb ostu justkui enda jaoks. Seejärel müüb see Venemaale, sageli Venemaa poolt kõrgema hinna maksmise tõttu, mis võimaldab Putinil sanktsioonidest mööda hiilida. Siin tulevad mängu alternatiivsed makseplatvormid, mida me juba mainisime, ja poleks üllatav teada saada, et Venemaa küberkurjategijad on samuti seotud nende tehingute olemuse varjamisega. Alati ei ole süüdi kolmandad riigid ise, välja arvatud ehk see, et nad teevad inimestel ja ettevõtetel selliste tehingute tegemise liiga lihtsaks. Mitte iga riik, mis kuulub Venemaa keerulisse tarneahela võrku, ei ole nagu Iraan ja Põhja-Korea, kes mõlemad on valmis Venemaad otseselt aitama. Aga mis lõpuks juhtub, on see, et kasuahnurid kolmandates riikides, olgu need siis üksikisikud või terved ettevõtted, ostavad sanktsioneerivatest riikidest ja müüvad edasi kasumi teenimiseks, saades seeläbi Ukraina sissetungi peamisteks võimaldajateks. Kõik see ongi hägune ja seda meelega. Asjasse on segatud riiulifirmad, varilaevastiku alused ja krüptoraha. Kuid nagu ka oma 35. paketi teiste sanktsioonide puhul, läheb Uus-Meremaa otseallika juurde ja lõikab läbi kogu segaduse. Isikud ja ettevõtted, kellele on sanktsioonid kehtestatud, kuuluvad Venemaa kolmandate riikide kaubandusvõrgustikku. Uus-Meremaa tabab neid, kellele on sanktsioonid kehtestatud otse nende rahakoti pihta, mis ongi kogu asja mõte. Kui Venemaale müümisest saadav suurem tulu on stiimuliks, siis sanktsioonidega sellest teenitust veelgi suurema summa äravõtmine on piisav, et Venemaa kolmanda riigi võimaldajad mängust välja lülitada. See kõik käib Venemaa kanalite blokeerimise kohta, vaid ühe sulejooksuga ja kuiva avaliku avaldusega on Uus-Meremaa kahjustanud Venemaa küberüksust, selle finantsvõrgustiku ning keerukat ja varjatud tarneahelat, mille Venemaa on üle maailma üles ehitanud. Putin on just korralikult vastu näppe saanud. Ja nüüd otsib Uus-Meremaa tõenäoliselt juba järgmisi isikuid ja üksusi, keda sanktsioneerida. Kuigi Uus-Meremaa ei pidanud Putini veristamiseks ainsatki lasku tulistama, pakuvad teised riigid Ukrainale veelgi otsesemat ja jõulisemat toetust. Rootsi on üks neist. See on andnud Ukrainale Odini maagilise oda, Gongniri, mis on nüüd Ukrainasse jõudnud ja rebib Venemaa vägesid tükkideks. Vaata meie videot, et teada saada, mis on Gongnir ja miks see on Ukraina jaoks nii oluline. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et näha rohkem meie kajastusi Ukraina liitlaste tööst, mis aitab Putinile tema koha kätte näidata. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!